tänane teema on järjekorras siis meil pärast starti järgmine, mis iganes ta siis ei ole. Ja selles suhtes on ühtepidi suhteliselt lakooniline, et mis see siis ära ei ole otsejoones lihtsalt sõita. Et see on ka, ütleme siis algõppes üks esimesi asju, mida lapsed üldse õpivad. Ja kui jätta seda hästi makroskaalale sellisel, kuidas ma ütlen siis, äride kontekstis visionääri tasemele, siis on suhteliselt keeruline seda spetsiifikat ja nüanssi märgata, mis kahetsusväärselt teeb sellest ühe kõige olulisema aspekti üldse purjetamises. Et tegelikult ma ütleks, et võib-olla vastutuule otsal kiire olemine ja allatuule otsal kiire olemine ongi sellised kõige suuremad Pandora laekad või kõige suuremad sellised mustkunstniku kübarad, kuhu saad käe sisse panna ja käsi lihtsalt jääbki sügavamale minema ja mida sügavamale lähed, seda keerulisemaks läheb. Ja seetõttu on tegelikult hästi oluline võtta selline mitte siis investori roll, vaid võtta tippspetsialisti roll ja ajada see pulkadeks lahti, et millest me tegelikult siis räägime ja miks me nendest asjadest räägime. Selle avangu taustal ütlen kohe ära, et teema on suhteliselt suur ja ühelegi teemale väga süvitsi me keskenduda selle ajaraami jooksul ei jõua, mistõttu, nii nagu ka Andres ütles, on hirm oluline, et kui teil on küsimusi, siis jumala eest segage vahele ja küsige kohe ja katsume nendele küsimustele vastused leida. Aga hakkame otsast, ma usun, minema. See tähendab, et mina jagan ekraani. See võiks olla see ekraan. Kas on näha ka? On midagi näha? Ja, väga hästi on näha. Väga tore. Hakkame otsast minema. Mis on võib-olla veel oluline nüanss, mida ma ütlen kõvale ja kohe välja, et ma üldiselt ei taha võtta sõna teemadel, millest ma eriti ei tea. Seetõttu ei ole te kuulnud mind Äripäevas ega Delfis rääkimas poliitikast või Hormuzi väinast näiteks. Ja mis puudutab vastutuule otsal kiire olemist, siis minu spetsialiteet ja minu elukogemus kõrgel tasemel on seotud, ütleme siis peaaegu et eranditult kergete ühemehes vertpaatidega ja see on see vaade, mida ma täna avan, et see kindlasti, ütleme, straight line speed vastutuule otsal erinevatel paatidel on ka tihti päris erinev see nii-öelda paadi käsitsemise osas. Aga siit minema pannes, siis mul on suurele ringile kohe küsimus enne, kui ma midagi üldse veel rääkida tahan, et kumb siis on õige? Lase paadil minna või pane paat minema? Ma käisin su trennis, et pane paat minema. Veel arvamusi? Vaikus. Isegi kui keegi ei julge muga nõustuda, siis ta ei julge ka seda välja öelda. Mina olen tõesti väga tugevalt seda koolkonda ja seda meelt inimene, mis tegelikult ka minu elus väga suurt rolli mänginud treeneritega läheb tihtipeale vastuollu. Ja mina olen seda usku, et paat tuleb panna enda jaoks tööle ja paadil ei saa lasta minna. Seal on mõningad üksikud erisused, kus on võimalik lasta paadil minna, aga üldlevinud tava, ütleme siis vähemalt olümpiapurjetamise maailmas on säärane, et kui paadi kere kaal on kergem kui sportlase kaal, siis üldiselt pannakse paati minema ja kui paadid lähevad raskemaks, siis ütleme ilmselt draakonit on juba suhteliselt keeruline
panna minema ja seal pigem on nagu mõistlik mõelda, et kuidas sa minimaalselt jalgu jääksid siis nendele inertsidele, mis paadist tekivad. Aga kontekstis siis ilkad ja aerod, siis kindlasti on tõene, et tuleb panna paat liikuma ja ei saa oodata, et paat iseseisvalt kuhugi läheks. Nii, mida eristada? Siis suhteliselt lihtne asi. Võtad soodi sisse ja hakkad minema, aga tegelikult mina suutsin hästi kiiresti, ma ei ütle, et nii lihtsaks tegelikult ta jääb, aga ma suutsin hästi kiiresti eristada umbes 20 erinevat tehnikat, mida krüssus kasutada olenevalt siis sellest, millised on olud. Ja nii naljakalt, kui see ka ei kõla, siis need 20 on suhteliselt lihtsustatud. Et seal on kindlasti veel laiemaid nüansse, aga juba esimesest loengust tuntud sellised, ütleme siis terminid, mis võiks endale meelde jätta, et kuidas asju siis lahterdada, siis meil on minimaalne tuul võistlemiseks, meil on vaikne tuul, meil on keskmine tuul, tugev tuul ja ellujäämine. On 5 sellist tuuletugevuse kategooriat, mis ma arvan, et aerode ja ilkade üleselt on üsna samas aknas ka meetrite sekundis või knotside arvestuses. Ja need siis omakorda, mis puudutab vastutuule otsa ehk krüssu kiirust ja selle hoidmist, jagunevad siis siledaks veeks ja lainega ilmaks. Ja siis sõltuvalt olukorrast selleks, et kas sa oled krüssus vabas tuules või sul on nii-öelda tihe minek, et sul on stardist keegi tihkelt all, sa pead shootima top marki, oled natukene leyline'i alla pautinud või mida iganes kolmandat, mis paneb sind nii-öelda siis sõitma hästi tihedalt tuulde. Kõiki tehnikaid, ütlen ka kohe ära, et kõiki tehnikaid ja neid erisusi me täna kindlasti läbi ei jõua käia. Neid saab, kui te mind näete, mult küsida või kirjutada kas mulle otse või läbi Andrese, kuidas iganes. Ma alati vastan kõikidele küsimustele ja olen väga avatud igasugustele abipalvetele. Nii. Friikartulid ja lihapallid kõlbavad? Mina võtan friikartulid ja lihapalle hea meelega. Aga kus neid saab, seda ma ei oska öelda. Nii. Kas küsimusi vahele siia juba tulnud äkki? Ma siis küsin niimoodi, et kas siiamaani on arusaadav enam-vähem ka see eristuse metoodika vähemasti, et kus need jooned tõmmatud on ja mida eristada tuleb, et tuule tugevust, seda kas on laine ja kas sa üritad sõita väga kiiresti käigu peale oma asja või siis fliidis kuskil tihkelt, et need on nagu need 3 parameetrit. Vabandust. Nii, olen üritanud jagada siis straight line speedi temaatika, kui ma ei eksi, oli 5 fookust. Ja võtan siia need 5 fookust läbi. See on siis tänase meie kohtumise eesmärk minu poolt vaadatuna vähemasti ja loodan, et teile jäävad mõned mõtted siit külge. Esimene fookus, millele kindlasti tähelepanu pöörata krüssus on kontakt paadi ja sealt läbi siis paadiga veega. Et mida parem on kontakt veega, seda kiirem on paat. Siin ma eelnevalt ka korraks juba vihjasin, et mõnede ilmadega on see, et paadil saab lasta minna, on nagu natukene tõesem kui teiste ilmadega ja siin tuleb väga tugevalt mängu see küsimus, et kas on silevesi või on lainega ilm. Et sileda veega on kontaktpaadi või kontaktveega, vabandust, paadil olemas enam-vähem nii ehk naa ja sellega väga palju ei ole vaja vaeva näha. Lainaga ilma puhul
on see aga üks olulisema fookusega komponente üldse kogu krüssu juures. Ja mida siis tähele panna? Üks ja esimene nendest asjadest on kindlasti roolimine ja roolimise trajektoor. Ma olen siin interneti avarustest võtnud täiesti omavoliliselt ühe Google'i snapshoti, mis näitab piltlikult öeldes siis korrektset roolimise tehnikat. Ehk et paadiga laine harjalee sõites ehk et laine tagaküljest üles sõites sõidetakse üles. Laine harjal vallatakse alla selleks, et paadi vööri kontakt veega ei katkeks. Ehk et laine harja pealt tõmmatakse, vallatakse ja sõidetakse kiiresti lainest alla. Laine vaos võetakse nii-öelda siis, ütleme siis ideaalkursile tihttuulde ja lainest üles sõites taas siit võetakse üles. Kas see on olemuslikult mõistetav kõigile ja arusaadav? Jah. Vaikus, loodan, et on. Nii, aega raiskamata, siis mis selle sama tehnika juurde käib, on, ma isegi ei osanud seda hästi tõlkida. Purjetamise slängis on selle asja nimi torking. Kui seda üritada Google Translate'i või AI abiga tõlkida, siis see võiks olla pöördemoment või midagi säärast, aga minu arust see pigem võiks olla väändemoment. Ehk et sellel hetkel, kus sa vallad laine harja pealt alla, sa viid läbi torki ehk et oled paadiga hästi kontaktis ja teed sellise tahasuunas pumpamise laadse tõmbe. Nii, selle tarbeks, mida ma räägin, tahaks teile ka kohe seda näidata. Igaks juhuks küsin, kas YouTube tuli ka teile nähtavale? Hetkel on nähtav, jah. Väga uhke, väga tore. Et siin videos on tegelikult väga edukalt näha, kus on playback speed, võtame selle näiteks 0,7 peale. Siin videos on väga edukalt näha tegelikult nii lainest alla tulemine, mida te siin näete selle Ilka 6 puhul. Laine harja peal tõmmatakse rooliga suhteliselt järsult ja samal ajal kehaga. Ehk et üritatakse roolida laine harjast alla siia vallamise suunas, et paadi vööri kontakt veega ei katkeks ja samal ajal torkitakse kehaga. Ja siin oli ka väga hästi näha, kuidas laine nii-öelda tagaseljalt üles sõites võetakse suhteliselt julgelt üles. Nii. Ja mis sellega kaasneb? Sellega kaasneb tegelikult selline fenomen, mille nimi on õnnelik vöör või happy bow. Piltlikult öeldes on see tegelikult jällegi termin. Ja mis on oluline, mida te ilmselt kõik olete tundnud, on see, et kui te sõidate vastu tuult, eeskätt juba selliste chopi ja pigem kallutavate ilmadega, kallutamise ilmadega, siis vöör hakkab käima pots, 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 pots. Ja see pots, pots, pots tunne enamasti pihjab sellele, et te pressite. Ehk et te sõidate ideaalsest kursist, ideaalsest tihttuule kursist kõrgemale. Ehk mida praktikas tegema peaksite, on võtma allapoole, rakendama rohkem jõudu maha kallutamisele ja
tegelema selle laine peal roolimise ja selle torkimisega sääraselt, et seda pots ei juhtuks ja paadivöör saaks rahulikult niimoodi sujuva liikuvusega käia. Siis on paat oluliselt kiirem kui siis, kui ta teeb pots. Ehk et selleks, et see esimene fookuspunkt 1 kokku võtta, siis minule isiklikult üritades asju lihtsana hoida, siis kui paadivöör teeb pots, see on hästi hea siis majakas mulle endale, et ma ilmselt pressin, sest et ka ütleme, purjetamine on sport, kallutavate ilmadega vähemasti on võistlussõidu krüssus pulss 190, ühesõnaga maksimum, mis kellel iganes teil on. Minu puhul see tavaliselt on umbes mingi selline 180-190 vahele ja füüsiline vorm, olgugi, et klass on igavene, siis vorm on kõikuv ja see on mulle väga hea indikaator, et isegi kui ma olen väsinud, siis kui ma vöör teeb pots, ma pean midagi muutma, kas siis trimmiga või millegi muuga, mis mu käsutuses tol hetkel on. Nii, mul on siin endale tehtud veel märge, et mul on üks torki video veel. Katsun teda teile ka veel siit näidata. Et siin on samamoodi võib-olla natukene veel paremini näha seda torkimist. Et selline liigutus, et kehaga taha ja rooliga tõmme on nagu Aamen kirikus ülitavaline tegevus. Ja siin tegelikult top tipp, ütleme siis nii, et International Sailing Academy ta keskendub üldiselt ILKA klassile, aga seda siis ütleme väga kõrgel maailma tasemel know-how'd, mida nemad täiesti tasuta kõigile oma subscriberitele jagavad, on ilmselt rohkem, kui keegi viitsib ära lugeda. Ja minu hüpotees täiesti ausalt on säärane, et olümpiaklassides kuldfliiti know-how kontekstis, mis on sellel või teistel interneti lehekülgedel täna vabavarana saadaval, erinevalt sellest, kui mina olin up and coming athlete, on säärasena olemas ühesõnaga, et selle know-how taha kindlasti midagi ei jää, et kõik on teie enda kätes ja siin on tegelikult, millest me täna ei räägi, on igasugune trim suures pildis, sellele me ei jõua keskenduda, aga ka siin joonistub suhteliselt kiiresti sarnane maatriks välja, nagu ma enne näitasin tuuleolude ja erinevate tehnikate kohta, et ka trimmi kontekstis ka meie lihtsatel paatidel, kus on mõned üksikud trimmi elemendid üldse, tegelikult on päris erinevaid settinguid, et need on kindlasti asjad, millega ennast kurssi viia ja millele ka keskenduda. Karl-Martin poolt on tulnud üks küsimus. Yes, Bo, tšau. Tšau, aga kuidas sulle üldiselt tundunud on, et mis see suhe peaks olema, et kui palju tegelikult obsvööri nagu alla lükata versus seda, et kui teha seda tüüpilist tahanõksutamist, et mulle viimane aeg ja üle-eelmine aeg on just nagu kohale jõudnud, et ütleme, et mingi ilmaga, sinna 7-8 meetrit Tallinna lainega on sellest, et sa lükkad nagu vööri alla oluliselt rohkem kasu kui sellest, et sa teed seda tahanõksutamist. Ehk siis selle mõttega, et kui sa tahanõksutad, siis sa ajad oma vööri ju kauem üleval, kui võrreldes sellega, et sa saad oma vööri tulla nagu hetkekski veest välja. Kui sa saad aru, millest ma räägin? Saan aru väga hästi. Väga hea küsimus. See natukene oleneb sellest, kui tihe su laine on. Ehk et piltlikult öeldes Tallinna lahel sa saad ilma selle, ütleme, sa räägid Nordwestist suures pildis on nii? No reeglina see, mis Tallinna ilm on, et ma mujal väga ei purjeta. Kas sa räägid Nordwesti paremast halsist või vasakust halsist? Ma olen sulle hiljem ühe video saata, kus Robin mind filmis, et seal mul väga hästi nagu õnnestus see enda arust, et no oleneb jah, mul nii ei ole hästi meeles.
võib-olla teistele ka, miks ma küsin, et kas sa räägid paremast talsist või vasakust talsist, kui me räägime Tallinna Nordvesti kallutamisilmast, millega ilmselt enamus siin seltskonnas on oma elus sõitnud, siis 95% nendest päevadest on parem hals lainega pigem paralleelne ja vasak hals suhteliselt tihedalt lainesse. Ja sellisel juhul, kui see ilm vastab tõele, siis minu väide sulle, Bo, on, et paremal halsil tahanõksu pole vaja, sest et sul ei ole vaja vältida seda, et su paadivöör kukub järgmisesse lainesse. Aga vasakul halsil, kui sa sõidad otse lainesse ja Tallinna lahe laine siiski on suhteliselt tihe, siis sul on vaja vältida seda, et su paat ei kuku sisse järgmisesse vastutulevasse lainesse. Kas see enam-vähem vastab su küsimusele? Nii ja naa, pigem ma tahaks ka teada, et nagu sellise suurema swelliga ei tule mul see eriti hästi välja. Ja teine see on see, et võib-olla teistele vahemärkseks, et minu arust on see nende kahe asja vahel, et sa hoiad nagu ennast nagu väga oluliselt kokku, kui sa lükkad ainult ette. Või nagu optimeerimise mõtles, et see tahatõmme on nagu oluliselt füüsilist raskem, kui see väike nõks sinna ettepoole. Aga jah, et pigem see, et kust maalt see nagu enam ei tööta, et Kaku meil eelmine aasta suure lainega ei olnud eriti enam kiirust, et siis nagu ilmselt räägid sellest hiljem ka. Mingis kontekstis ilmselt natukene kallutamise juures räägin, sa ütlesid mitu mõtet juba. Aga veel kord jah, et mida suurem on swell, seda väiksem see nii-öelda torkimise moment on oluline selleks, et ennast, kaks asja, et ennast üle laine saada ja teiseks see tagasitõmme on oluline selleks, et paadivöör järgmisesse lainesse sisse ei kukuks. Ja siin on ka pigem nagu osa laineid on siin video peal on tihedad, need kaks konkreetset, see nüüd tuleb tihe laine, video lõppes ära küll. Aga osad on nagu tihedamad, osad on vähem tihedad, aga swelliga sellel ei ole nagu nii suurt võitu. Selles suhtes ma olen Boga 100% nõus. Väga oskuslik küsimus. Nii. Veel küsimusi? Ei ole. Teine fookus on reageerimine vaikustele pagidele. Ehk et meil on krüssus mingisugune optimaalne kurss, mida me siis sõidame. Jällegi võetud International Sailing Academy lehelt mul see joonis, mida me siis sõidame. Ja asjad, mida siis silmas pidada, on see, et üleüldiselt kreenis paat on triiviv paat ja triiviv paat ei ole VMG kontekstis väga kiire paat. Ja kuidas siis, ütleme siis nii, et eeldus siin slaidil on, et me oleme kõik võimelised kallutama paadi maha, trimmima paadi maha ja tegelema efektiivselt enda paadi juhtimisega. Ja praegusel slaidil selles kontekstis räägime reageerimisest pagidele. Või vaikustesse sõitmisest. Ja mis siis on oluline, mida ma Eestis hästi-hästi palju näen, on see, et kui tuleb pagi, siis asutakse hullult kallutama. Ja mis praktikas juhtub, on paat läheb kreeni, kreenis olev paat hakkab automaatselt triivima ja tegelikult midagi nagu oluliselt paremaks ei muutu. Pagi tulles, siin on väga hea joonis, pagi tulles tegelikult siis näiline tuul pöörab sulle kasuks, ehk et piltlikult öeldes üksi kallutamisest ei ole ka praktikas mitte midagi tolku, et kui sa tahad kuidagi, ma nimetaks seda siis nii, et alternatiivseid viise mööda läheneda, nii nagu lähenevad näiteks tihtipeale ka suured jaid, siis nad luffavad. Svertpaatide puhul ülioluline on tegevuste järjekord ja mina väidan ja ka paljud spetsialistid maailma olümpiapurjetamises väidavad, et see üks
levinud järjekord ja nii-öelda õige järjekord on, et esimene asi on lase soot järgi. Ehk et kui sa näed, et tuleb pagi, siis kõigepealt drop sheet ja ära lase üldse tekkida olukorda, kus paat läheb kreeni. Seejärel, kui pagi jõuab sisse, ehk et pagi tulemist on oluline ennetada, loomulikult. Sa näed veepinnalt, et pagi tuleb. Siis, kui pagi on jõudnud kohale, hiljemalt siis sa saad teada, kui tugev see pagi lõpuks oli. Ja siis sa kallutad välja ja adjustid oma soodi vastavalt, ehk et praktikas enamasti võtad selle uuesti peale, sest et sa oled jõudnud kehaga reageerida ja minna kaugemale kallutusasendisse. Selle tarbeks seda näidata, mul on järjekordselt ette valmistatud üks video. Ja mul ei ole ühelgi juhul ette valmistatud, on playback speedi allavõtmine. Esimene asi, soot, siis keha rohkem välja ja siis soot peale tagasi. Kui oled jõudnud reageerida. Et ilmselt me leiame YouTube'i ja interneti avarustest 100 videot, kus on näha, kuidas seda mitte teha. Minu lapsepõlves ja minu klubis nimetati seda, kui seda õigesti mitte teha, nimetati jonnipunniks, et küll läheb paat kreeni, siis võetakse üles, et reageerida, siis hakkad pressima, siis tõded, et ma nüüd pressin, võtad alla, lähed jälle kreeni ja käid niimoodi nii-öelda siis mööda seda nõiaringi, millest sa välja ei saa. Et õige reageerimine ühesõnaga on drop sheet, kalluta ja soot tagasi peale. Ja olenevalt ma võin siia lisada, aga täna ei hakka nii spetsiifiliseks ja keeruliseks ehk minema, et tegelikult mingites ilmades nii Ilka kui aeroga on võimalik sõita ka niimoodi, et sul on rooli käes on nii soot kui rool ja tegelikult sul siis selles nagu lead käes ehk et sõidusuunapoolses käes on kontra. Et kui on väga tugevad, väga pagilised ilmad, siis tihti peale tõmmatakse ka, ütleme mitte väga tugevad, aga väga pagilised ilmad, siis tihti peale sellel hetkel, kui nähakse, et pagi tuleb, tõmmatakse peale ka kontra enne soodi droppimist. Ja siis, kui pagi on üle läinud, jastakse selle kontrat järgi, et mängitakse ka nende teiste otstega, mitte ainult üksi soodiga. Et see on võib-olla ka järjekordne selline iseenesest mõistetav ühtepidi, aga hästi harva mina praktikas näen top tipp, et need otsad, mis teil seal paadis on, need on päriselt kasutamiseks, et need ei ole, et enne starti tõmmatakse peale ja kontra siis enne ülemist märki ja kõik ülejäänud otsad peale ülemist märki lastakse, tagant tullakse järgi. Ja siis jälle pärast talumise märgi võttu võetakse uuesti peale. Et tegelikult neid otsi tuleks sättida ja suhteliselt tihti sättida ja selles detailis on samamoodi peidus saatan. Ilmselt kogenumatele purjetajatele see jutt, mida ma siiani rääkinud olen reageerimisele vaikuste ja pagide puhul, on kõik jutt enam-vähem loogiline ja enam-vähem läbi elatud ja arusaadav, siis mis on võib-olla intuitiivselt natukene tavapäratum on, et kuidas käituda vaikustes. Vaikustes enim levinud praktika sisuliselt on see, et kui paat tuleb enda peale kreeni vaikusest tingituna, siis ronitakse tagasi paati sisse, mis on kõik õige, ja ühtlasi vallatakse kahel põhjusel, sellepärast, et paat tuli enda peale kreeni, mis iseenesest olemuslikult on vallav manööver juba. Kui sa seda rooliga korrigeerid, siis see on justkui nagu pidur. Ja teiseks sellepärast, et kunagi ei teata, et kas
kas see nüüd on ainult tuuleauk või pööras vastu ka ja tunne on selline, et peaks vallama. Kas kõlab tuttavalt tunne? Andrese nägu ma näen, nii et Andres näevad noogutas. Nüüd top tipp on see, et kui tuul vaikib, siis näiline tuul pöörab vastu. Ja kui tuul vaikib, siis eeldusel, et see ei ole jällegi Tallinna lahe kontekstis sekund kestev mingisugune vari. Ja kui see on sekund kestev vari, siis ei ole ilmselt mõtet väga mitte midagi muud teha, kui lihtsalt kallutamast korraks ära tulla. Ja siis kõike muid asju sekundi pärast jätkata, siis eeldusel, et see ei ole nii, siis tegelikult, kui sa oled sattunud tuuleauku, siis mis juhtub, on see, et su paat aeglustub. See on fakt. Ja mida sa justkui peaksid tegema on, sa peaksid laskmagi sellel paadil aeglustuda ja nii-öelda harjuma uue reaalsusega. Ja see uus reaalsus, mis tekib, on see, et kui paat aeglustub, siis see näiline tuul pöörab jälle kasuks. Ehk et see näiline tuul on vastu pööranud seetõttu, et sinu paadi kiirus ei vasta päriselt tuulele. Sa sõidad kiiremini, kui tuul võimaldab, mis siis see on Ameerika kappade kõik vaatate, mille pärast sõidetakse Ameerika kapa paatidega mitte tagant tuult, vaid ka tagant tuules krüssatakse, sellepärast, et näiline tuul on vastu. Et sama fenomen toimub siin, ehk et piltlikult öeldes ärge vallake on see, mida ma ütlen. Sest et selle vallamisega te kaotate competitive sõidus oma liini, oma kõrguse seal pundis. Ja tegelikult ei ole sellest mitte midagi tolku, et te peate laskma sellel paadil aeglustuda ja kui paat on aeglustunud, siis tegelikult see kurss jätkub samamoodi nagu enne vaikusesse sõitu see kurss oli. Nüüd teoreetilisel eeldusel loomulikult, et tuul ei pööranud samal ajal vastu. Ma loodan, et see on arusaadav. Ja siis loomulikult tulete endiselt kallutamast ära, sest et tuul ju vaikis. Või kui on nii vaikne tuul, et ei olnudki kallutamas, siis lihtsalt niutate oma keharaskust paadi keskpunkti keskjoone suunas. Lasete järgi otsi, sest et on teistsugust trimmi vaja, millest me juba põgusalt rääkisime. Ja ootad. Ehk et vaikuse puhul on nagu enam-vähem ainukene koht, kus on aktsepteeritav vähemalt tippspordi maailma kontekstis, et sa korraks tõmbad hinge, sest et sa oledki sellisel ooterežiimil, et kas ootad, et paat aeglustuks, et tekiks see uus reaalsus. Et see, kui sa võtad selle jooksul veel alla, siis sellest paat nagu kuidagi selle uue reaalsusega kergemini ei kohane, pigem aeglustub paadi aeglustumine võtab rohkem aega, sest et te võtate rohkem end kursile ja selle võrra see uus reaalsus jõuab nagu hiljem kätte. Aga tegelikult nagu VMG-st ei võidate võib-olla lihtsalt saate 50 sentimeetrit rohkem distantsi sõita, aga see 50 sentimeetrit on nagu raja peal allapoole. Katsume vaadata äkki videot ka. Et siin selgelt tuul vaikis, tuli kallutamast ära, aga mida ta ei tee, ta ei valla. Ka siin, kus ta tuli täiesti boardi peale, siis ta ei valla. Laseb soodi järgi, laseb kõik otsi järgi, tuleb veel kallutamast ära, aga ei valla. See on, ma ütleks, ilmselt üks ebaintuitiivsemaid asju, mida ma täna ütlen ja ka mida te ilmselt
Ma arvan, et see on üks asju, mille peale te olete ilmselt kõige vähem mõelnud nendest teemadest, mida ma täna räägin. Et suure tõenäosusega me kõik tuleme kallutamast ära intuitiivselt ja võtame kohe alla, sest et midagi ju juhtus. Nii. Ma panin siia, Andres jagab teiega iga kord on ju neid slaide pärast ka, et ma seekord panin siia ka lingi, kust tegelikult need videod pärinevad ja seal on ka, et kuidas mitte teha. Ehk et täpselt nende teooriate, mida ma praegu avasin, siis vastandid on ka ilusti näidatud. Aga kuna aeg on armutu, siis ma tegin üksikisikulise otsuse, et me täna ei näita, kuidas mitte teha ja räägime ainult sellest, kuidas teha. Küsimusi, kas on nende kahe asja kohta, kuidas tegutseda pagis ja kuidas tegutseda vaikuses? Ei ole, kahju. Fookus 3, kallutamine. See on teema, mida on võimatu üle hinnata. Ma ütleks niimoodi, et ei ole veel näinud ühtegi sportlast, kes oleks liiga tugev ja jaksaks liiga kaua kallutada. Et ka kõik mitmekordsed olümpiavõitjad ja need, keda me oleme harjunud YouTube'ist või telekast või kust iganes mujalt oma purjetamise meediat võtate, kui te seda võtate, siis olen olnud nende inimestega paadipargis kui ka jõusaalis kallutuspingi kõrval ja mujal ja kõik ägisevad ja kõigil on kaldale tulles alati jalad valusad ja järgmine hommik veel valusamad. Et seda võin teile lubada. Et ei ole selles lõputus katsumuses üksinda ja see on selgelt nagu mängu osa. Kallutamist. Ma tunnistan, et ma ei taha eriti pikalt üldse selle küsimusega tegeleda, et kuidas kallutada. Ma tean, et on Eestis veel endiselt laialt levinud teooria, et lõdva kallutusrihmaga ja kõverate jalgadega on väga okei kallutada. Ilka klassis vähemasti on artikleid, kus on mainitud, et uue teooriaga tuli välja Nick Burfoot aastal 92 või 93 või midagi sellist, mis oli siis sirgete jalgadega tight strap hiking, mis on täna laialt levinud meetod, kuidas kallutatakse olümpiaklasside üleselt. Ja mis eelis on mitmed. Esiteks kõverate jalgadega ja lõdva strapiga kallutamine mõjub meniskitele ja alaseljale. Ehk et see on reaalne võimalus ennast vigastada. Ja teiseks kasutegur maksimaalsest pingutusest lõdva kallutusrihmaga on circa 15–20% rohkem, kui seda on pingulrihmaga kallutades. Nii et see jah, on mingis kontekstis nõks parem. See on maksimaalse jõu kontekstis parem. Nüüd võimekus seda positsiooni ehk et lõdva rihmaga sirget keha hoida, sest et sirge keha hoidmine paremana on selge fakt, sest et te viite raskuskeskme paadist kaugemale, mida kaugemale te raskuskeskme paadist viite, seda kaugemal on raskus ja seda rohkem pinget on võimalik purjele rakendada ilma, et paat läheks kreeni. Siis lõdva rihmaga on maksjõud on suurem, aga see siis ütleme energia džaulides või kilodžaulides, kui te nii vinged olete, mis selle asendi hoidmiseks kulub,
on nii meeletu, et seda ei jõua maailmas mitte keegi piisavalt kaua hoida, et te võite seda teha piltlikult öeldes stardist minnes max push tugeva tuulega, kui kõik räigelt paugutavad, siis 30 sekundit, 1 minut seda isegi mingites oludes tehakse, et oleks absoluut maksimum. Aga näiteks laserklassis praktikas ei jõua reageerida või ütleme, siis rihma ümber sättida krüssu jooksul. See kaotus sellest sättimisest on nii palju suurem kui see hetkeline võit sellest, et lõdva rihmaga sõita. Ehk et kuidas kallutada on eranditult põlved nii lähedal siis sellele gunwale'ile ehk et paadiboardile. See on põlvedele kõige jätkusuutlikum lähenemine, nii sirge kehaga kui veel võimalik, õlad nii välja ja paadist nii kaugele kui veel võimalik. Ja kui palju kallutada, siis sellele küsimusele vastab see, et mida siin on kuvatud, et kas kallutada näiteks hüppeliigeste peal või varvaste peal, siis kui te olete võimelised varvaste peal kallutama, mida mina oma karjääris olen üritanud läbivalt rakendada, siis uurimustööde ja teooriate kohaselt hästi lahmivalt. See ei ole nii täpne see number, aga iga sentimeeter, mis te suudate oma keha paadi kehast või paadi keskpunktist kaugemale viia, võrdub 1 kilogrammi lisajõuga, mida on võimalik siis, võrdub 1 kilogrammi jõuga rakendatuna, ehk et purjele võib rakendada 1 kilogrammi lisajõudu. Ehk et piltlikult öeldes, kui te kallutaksite selle koha peal siin versus varvaste peal siin, siis selle vahe on umbes 10 sentimeetrit ehk et umbes 10 kilogrammi rohkem jõudu on võimalik purjele rakendada ja see on kiiruses 15-minutilise krüssu peale meeletu vahe. Kindlasti keerulisem ka, nagu Po juba enne natuke teises kontekstis mainis, et raske on raibe ja kõigil on selgelt raske. Kui kellelgi on huvi, siis minu käsutuses on Eesti treeneri Raivo Randme poolt läbi viidud uurimustöö, mis on ülikooli magistritöö, kus on reaalselt kõik need jõud ja džaulid ja ka see teoreetiline pool pulkadeks lahti kirjutatud, aga ka sellele ma arvan, et me täna väga pikalt ei peata ennast. Et see, kui on huvi, siis saate teoreetilist teksti lugeda vabalt valitud hetkel. Nii, võtan küsimuse siia vahele kallutamise kohta, on kellelgi? Hetkel ei ole. Nii, siis... Mul täitsa oleks üks küsimus. Nii. Et mulle endale meeldib niimoodi, et ma tõmban kallutusrihma üsnagi peale, sest et mul on nagu siuke tunne, et kui ma teen neid nagu pumpamisliigutusi või selliseid nagu pingulrihmaga, siis ma kuidagi suudan nagu paremini kontrollida või niimoodi. Aga mulle väga palju öeldakse, et ma tõmban seda üle. Et mis oleks see nagu optimaalne selline, mis on okei. Sa sõidad aeroga, on ju? Jah. Siis ma ütlen sulle, et absoluutse tõena ma ei oska sulle kahjuks vastata, sest et mul puudub piisav kogemus, aga pildil oleva laseri puhul on nii pingule kui veel võimalik ja kui sa tunned, et su hüppeliigesed tahavad pooleks minna, siis tõmba sealt natukene veel edasi ja siis on enam-vähem õige. Ehk et vähemalt Ilka puhul sellist asja nagu liiga pingul rihm ei vasta tõele. See, mida sa kirjeldasid tundena, see on täpselt see, mida on vaja saavutada. Et sa tunned, et sul on seal strapi taga see jõud ja sul on kontakt paadiga ehk et see fookus 1 on ju. See on see, mida ongi vaja saavutada. See on suurepärane, kui sa seda tunned. Et mul on hästi raske näha, et on liiga pingul rihm. Et super, aitäh. Võib-olla
üks top tipp veel, et Aerol minu arust on veel pikem kallutusrihm kui laseril. Ja kui ka seda pilti siin vaadata, siis olenemata sellest, et see kallutusrihm on pingul, siis ta on kinnitatud kahest otsast. Ka Aero kallutusrihm on kinnitatud kahest otsast, mis tähendab seda, et ta keskelt on selgelt släkim, läbivajunum või annab rohkem järgi kui äärtest. Ehk et kui nüüd on natukene veel vaja mängida enda keha raskusega, siis kui on pagi hetk ja on vaja maks kallutada, siis jälgige alati seda, et te olete jalgadega sellest punktist, kust kallutusrihm annab rohkem järgi, sest et siis te saate minna kehaga selleks väikseks hetkeks natukene rohkem välja. Ja teine asi, mida jälgida on, et te olete kindlasti paadi kõige laiema punkti peal, et seal tekib see nii-öelda torquing moment, jällegi see nagu väänamise punkt kõige paremini. Kui nüüd peaks jällegi natukene vaikima, siis saate me jalad liigutada Ilka puhul ja ilmselt ka Aero puhul ettepoole selle nii-öelda kinnituse suunas, kus siis strap omakorda veel nii-öelda tundub veel rohkem pingul. Et ka selles nivoos saab nagu natukene mängida ja seda on hea mõte teadvustada. Nii. Kus me omadega oleme? Siin. Vaatame natukene kallutamist ja torkimist ja roolimist kõike kokku. Vaatame täiesti tavas speedi. Siin oli iseenesest päris hea hetk, mis puudutab soodi droppimist. Et siin hetkeks täitsa nagu afterliik oli nagu täiesti pingeta, et ta lasi nagu täitsa korralikult nagu siin näha sooti. Hästi hetkeks järgi laseb pagi välja ja edasi. Nii. Lähme edasi. Mul on häid uudiseid. Alati ei ole vaja kallutada. Kujutad ette. Isegi väga tugeva ilmaga näed, no sellest samast eelmisest videost olen teinud snapshoti ja mul on väide, et seal, kus ka tema ei kalluta tolles hetkes eriti tugevasti, tolles hetkes ei olegi vaja kallutada eriti tugevasti. Kaks olukorda. Rohkem mina ei suuda eriti välja mõelda, millal ei ole vaja kallutada. Aga kaks olukorda on, kus ei ole vaja kallutada. Üks nendest olukordadest on vasakpoolne pilt, kus on hästi tugev tuul juba ja tugeva tuulega on paadil päris hea kiirus, ka isegi aeglastel paatidel nagu Ilka ja Aero. Ja kui on päris hea kiirus, siis on paadil ka päris hea võik ehk et tagalaine. Ja kui on tagalaine, siis on täiesti kunst omaette. Kõik need vennad, kes on teada-tuntud kui head roolijad ja head roolikäed, kes ei ole eriti tugevad ja ei ole maailma kõige sportlikumad, aga kuidagi nad raibe ikkagi jõuavad ka tuulise ilmaga nagu normaalsetele positsioonidele üles märki. Ja see on hästi nišikaup, et see on hästi riski business, sest et kui tuult ei ole piisavalt, siis te lihtsalt sellest olukorrast, mis seal videos ka juhtub, tema praktikas vajub ära. Aga teoreetiliselt on võimalik ja mina olen seda oma karjääris mitmel korral rakendanud, et kui te suudate nüüd selle ees oleva paadi wake'i peale ennast organiseerida, et ma kujutan ette, et kõik siin on mereinimesed, te olete
kas lihtsalt glisseerinud, wakeboardiga sõitnud, surfilauaga sõitnud, windsurfiga sõitnud, et seda tunnet, kui te saate laine peale, te kõik teate väga-väga hästi. Ja minu väide on, et siin pealtuuleboardi seda British Virgin Islandi kutti on wake, mille peale on võimalik saada. Ja kui te selle wake'i peale ennast enam-vähem suurepäraselt positsioneerite, siis kallutuse tähtsus ja osakaal langeb inglise keeli significantly. Et loomulikult ei saa tulla kallutamast ära ja venitada oma jalgu, aga lihtsalt maksimaalse 100% pingutuse asemel te saate anda ennast 85–90%. Nüüd, et seda juttu veel ebaloogilisemaks ajada, siis see on Miami's Biscayne Bay, kus ei ole lainet. Kui tegemist oleks swelliga, kus roolimise osakaal ja tähtsus suureneb ja selle roolimise täpsus osakaal, siis on võimalik ka ees oleva paadi täpselt ahtris väga edukalt nii-öelda laine peal olla, sest et mis paadiga juhtub, on see, et siit automaatselt koheselt paadi ahtrist tõuseb laine, siis ta läheb natukene alla ja siit tuleb nagu uus suurem laine. Et kui te olete kaatriga sõitnud, siis kaatriga tekib täpselt samasugune tendents, et kaatri ahtrist tuleb kohe selline suur purakas, kui ei sõida väga kiiresti. Selle peale te ei saa, siis läheb vesi taas alla ja siis tuleb selline nii-öelda laugem ja pikem laine. Selle laugema ja pikema laine peale, ees oleva paadi oma laine peale, on võimalik ennast saada tiksuma, vabandust väljenduse eest. Mina olen ühe MM-i sõidu täiesti juhuslikult, tunnistan päris ausalt, sõitnud niimoodi kolmandaks kunagi hästi tugeva tuulega, et ma tegin ülihalva stardi teisest reast. Tom Slingsby oli tol ajal veel, see oli umbes 15 aastat tagasi. Tom Slingsby tagant, kes oli kõige kiirem vend fliidis ja ma täiesti juhuslikult sain talle sinna selle nii-öelda otse ahtrisse laine peale. Ma tiksusin seal nii kaua, kuni tema oli sõitnud ennast koos minuga kogu fliidist välja. Siis ta nägi, et ma olen seal ja istun seal. Ärritus, et ma kasutan teda ära ja pressis mu välja, nii et ma vajusin ära, aga siis tol hetkel olin mina ka juba vabas tuules ja ma sain nii hästi sealt minema sõita, et ma olin tolles sõidus kolmas. True story. See on üks olukord. Teine olukord natukene haakub sellega, mida enne rääkis Bo, mis on torking. Ja kui te mõtestate lennukit, allveelaeva ja purjekat, siis meil on kõigil üks ja sama hüdro- või aerodünaamika. Lihtsalt purjeka rool siis toimetab sellises suunas ja nende muude asjade rool toimetab sellises suunas. Ja nüüd, miks see, mida ma räägin, on oluline, on see, et kui paat läheb kreeni, siis paadi rooliga tehtav liigutus mitte ei liiguta paati enam ainult paremale ja vasakule, vaid liigutab ka vööri, kui paat on piisava kreeniga, üles alla. On see loogiline? Te ei käi ümber, aga te olete, ütleme, 25 kraadi kreenis, siis mikroskaalal loomulikult see ei ole, vöör vaatab kuu poole ja siis järgmine hetk vaatab, et kas põhjas on laevasid ka skaala, aga mikroskaalal on võimalik paadi vööri veest välja ja tahan, et paat sukeldub kreeni juhtida siis läbi paadi kreeni. Ja millal see on oluline, on siis, kui juhtub olema murdlaine, mis tavapäraselt lõpeb sellega, et paat on vett täis. Aeral, ma ei tea, kas tuleb vist kohe kõik üle ahtri ja väljas on ju. Laseril jääb see 100 midagi liitrine kokpit, seal kõik triiki vett täis ja siis võid ära unustada, et sa enam üldse kiire oled.
ja selleks, et seda vältida, siis kui sa näed, et tuleb freak wave, murdlaine, siis on okei tulla kallutamast ära, meelega lasta paat kreeni, teha luffav liigutus rooliga, mis tõstab vööri kõrgele ja siis tolles hetkes Karl-Martin lubas, on ka okei kaotada fookus number 1 ehk et kontakt veega, mis praktikas siis juhtub alati eranditult enam-vähem tugeva tuulega ja siis fotograafid saavad ägedaid pilte, kus on igasugused paadid õhus niimoodi, et sverid paistavad. Et see on see olukord, kus seda pilti teha. Aga selline olukord eksisteerib. Nii, küsimusi. Ülejäänud olukordades eranditult alati kallutada max out ja kahetsusväärselt rõve ja raske töö. Ei ole midagi seksikat töös endas. Ainukene seksikus on see tunne, mis te pärast saate, et assa raisk, ma olin kiire. Vaikus. Siis liigume edasi. Mul on siin paar sellist case study videot iseendast ka. Mida veel igasuguse kreeniga silmas pidada, et me rääkisime kreenist kontekstis kallutamine ja millal on okei natukene vähem kallutada, aga kreeniga mängimine tegelikult on ülioluline ka vaikse tuulega. Ja hästi levinud on vaikse tuulega anda suhteliselt palju kreeni. Mina ütlen ausalt, laser on täpselt samamoodi nagu aero olemuslikult suhteliselt lameda põhjaga paat ja teoreetiliselt peaks kõige parem voolavus ja kõige parem liikumine olema siis, kui paat on ideaalselt flat. Miks antakse vaikse tuulega kreeni on see, et purjel ahterliik avaneks ja tekiks voolamine. Ja teine point, miks on see, et kui tekib voolamist, siis andestatakse roolimise vigu rohkem, mis on hästi suure kaaluga vaikse tuulega, et kui sa roolid ennast mingisse lainesse jällegi pots kinni, siis sa seisad nagu paametnik. Mida kreeni hoidmisega, see on nagu ka hästi tugevalt stiili küsimus, ma ütlen, et ma ise olen pigem kreeni hoidja nii vaikse tuulega, nagu on pildil. Aga mida nagu silmas pidada, kui ma seda videot teile plain, siis siin videos olemuslikult on minul totaalne katastroof. Ja kas keegi äkki oskab öelda mulle juba, miks mul siin on totaalne katastroof? See, et ma siin vajun ära, see on nagu fakt, et see paat mu välja sööb, aga mida tema teeb väga hästi ja mina teen ääretult rumalalt selles olukorras. Väga hea, kui keegi ei tea, siis saate vähemalt uusi teadmised. Nii, see paat, kes on minu all, ei ole enda peal kreenis juhuslikult. Tema on enda peal kreenis väga hea meelega, et mulle säru teha. Ja kui tema paat on enda peal kreenis, siis kui see oleks samasuguse kreeniga nagu minu paat, ehk et siin, kas te mu hiirt ka näete või, kui ma liigutan seda? Näete, väga tore. Et kui ta oleks enam sama kreeniga nagu mina, siis tema purje voolamine liiguks siia. Nüüd, mida ta teha üritab, on see, et ta toob oma purje minu purje ette. See on imevinge trikk nõrga tuulega stardis ka, kui on hästi tihe. Kui te vaatate teinekord mingeid Ilka starte või suure pundi aerostarte, siis alumised paadid tihti peale üritavad kallutada ennast enda peale kreeniga vaikse tuulega. Miks? Sellepärast, et tuua enda puri minu purje voolamisele jalgu ja ma saan siit turbulentsi. Ehk et piltlikult öeldes mul ei ole vabat tuult, olgugi, et ma tahan oma ahterliiki siin avada, mul ei ole lootust ka saada, sest et ma olen ise loll.
Selles olukorras ainukene lootus pääseda on mul, et ma võtan ka paadi enda peale kreeni, mida ma tolles hetkes ei tee. Et ma saan sellise purje puhul ma saan kogu aeg temalt segatud. Kui ma võtaksin samamoodi enda peale, siis vähemalt siin alguses on meil piisavalt palju separation'it omavahel, et ma suudaksin siin, ütleme, vajadusel, kui oleks võistlusolukord, see on treening, suudaksin siin minutikese vastu pidada juhul, kui on hirm oluline just sinna poole sõita. Aga veel kord, et kui tulla täitsa algusesse tagasi, et meil on erinevad olud ja erinevad tingimused, siis üldiselt sellises situatsioonis, nagu mina siin pildi peal parasjagu olen, sellest nagu head nahka naljalt ei tule. Et kui on vaikne ilm ja natuke choppi ka, siis best case on järgmise loengu teema on paut minema, otsi vaba tuul. Et suhteliselt ebatõenäoline, et siit kui midagi head olete võimelised genereerima. Siin risti vastupidine näide, siis teisest võtmest alumine paat annab meelega enda peale kreeni, et teda välja süüa pealmist ja pealmine erinevalt minust saab sõbra ambitsioonidest väga hästi aru ja võtab ka enda peale kreeni. Nii. Nii. Fookus number 4 on, vabandust, krüssunurk, angle. Ja siin on nagu hästi selge loomulikult see, et mis on olukord. Et mida tihedam on olukord, seda intuitiivsem on see, et üritate sõita hästi tihedalt. Vastab tõele. Ilmselt see on kõigil nii. Hästi oluline on selles hetkes hoida fookust ja selget arusaama, mida te üritate teha ja kui kaua. Ehk et praktikas, mida ma mõtlen, on see, et nüüd siin minu selles olukorras teoreetiliselt, mida ma teha saaksin, on see, et ma võtan ka paadi enda peale kreeni, mitte ei lase kreeni, vaid enda peale kreeni ja hetkeks pressin. Hetkeks pressin, millega ma saavutan natukene kõrgust, kindlasti kaotan kaugust ja tekitan nende paadide vahele siin separationi. Selleks, et saada siin edasi elada. Kui ma siin edasi elada ei taha, siis igal juhul on pikas perspektiivis aeglane tegevus ja mõistlikum on välja pautida, nagu ma enne ütlesin, mis vaikse tuulega enam-vähem 100% vastab tõele. Aga kui ma juhtumisi tahan siin püsida, siis mu ainukene lootus on võtta 10-15 sekundiks radikaalselt pressima ennast niimoodi, et päris eest sisse ei löö, aga otsad on pingul, et oleks purje nii-öelda vastuvõetav angle of attack maksimaalselt hea. See tähendab, et tõmban purje lamedaks, kõik autoolid peale ja nii edasi. Pressin 10 sekundit ja siis lähen eluga edasi. Et mida ma Eestis hästi palju näen, on see, et kui ma nüüd siia tagasi tulen, siis see paat, see pealmine paat võtab samamoodi nurga või ängeli umbes sama kõrgele siia või veel kõrgemalegi kui see alumine paat ja loodab, et ehk ma pean vastu. Ei pea vastu, sest et see alumine paat, kui tal on bow forward ehk et ta on natukene eespool, mis tavapäraselt on, minnakse nii-öelda järjekorras, kõige tagumine paat on siin kõige kaugemal, siis otsejoone suunal ja kõige alumine paat on ninaga kõige eespool, siis temal on vabam tuul. Tema dikteerib mängu. Ja nüüd, mida see paat siin peal hästi teeb,
saab aru väga edukalt sellest, mida mina räägin. Selle pealmise paadi ülesanne on ka selle vaikse tuulega, mis siin on, 6–9 knotsi, kvalifitseerub vaikseks tuuleks, sõita sellest alumisest paadist üle. Aga kuidas saab sõita alumisest paadist üle? Ainult nii, et sa oled kiirem. Ja kiirem saad sa olla ainult siis, kui sa saad siit pealt pagi varem kätte, mis tähendab, et tuul peab tulema vasakult paremale üle välja. Või sa annad rohkem vunki, sõidad rohkem käigu peale. See on 2 ainsat varianti. Et see, et sa võtad samale kursile nagu all olev paat või kõrgemale, sest et sa kardad talle lähemale sõita, sellest head nahka kindlasti ei tule. Et ainus viis on sõita tast üle ja see on ka nagu suhteliselt mikroskaalal tegelikult tõene fakt, et siin olukorras nende paatide vahel on tegelikult päris hea separation. Aga kui nad oleks ka nagu rohkem lähestikku, siis ütleme siis füüsika vastu ei saa, et see ülemine paat võttes hästi tihkesse tuulde ja tiksuda seal ootuses, et ma nüüd ühel hetkel hakkan sama kiiresti või kiiremini liikuma kui see alumine paat, see on ebarealistlik. Et seda on mõistlik jällegi teha siis, kui te näete, et ma tahan 30 sekundi pärast pautida ja ma pean siin lihtsalt ära kannatama. Aga kui on vaja minna sinna paremale poole siin pildil, siis ainus lahendus on tegelikult mitte üritada seda separationit nende paatide vahel kasvatada, vaid pigem vähendada eesmärgiga, et sa jõuad tast üle sõita. Kui ma selle video käima panen, siis see Hollandi poiss selles talle minu poolt antud ülesandes küll failib, ta ei suuda tast üle sõita, aga sellelegi vaatamata ta seda üritab. Täpselt sama teeb see esakott siin. Sõidab kursi poolest madalamale kui all olevad paadid, et jõuda sõita üle sellest pundist. Et kui ta võtab sama kursi, siis lootus neist varem jõuda paremale poole on olematu. Küsimusi, kas see on enam arusaadav? See on järgmine võib-olla natuke selline punkt, mis intuitiivselt on hästi vastuvõetamatu, et kui sul on ees ja all paat, siis tahaks pressida. Ja on okei pressida, aga on okei pressida 10-15 sekundit, kuniks sa saad piisava separationi hetkeks. Ja siis sa pead tulema uue katsega üle sõita. Siin on järgmine hea näide Angle'ist. Siin videos on ühtlasi ka väga häid näiteid väng sheetimisest, sheeti droppimisest, kõik, mis me juba oleme täna läbi käinud, mis puudutab pagidega toime tulemist. Ja siin on ka väga halbasid näiteid nendest samadest teemadest. Ja see on äge ilm, see on külje pealt swelliga ilm. Võtan veel pausi, et head etteasted siin videol on paremal nurgas, halvad etteasted on vasakul nurgas ja vasakul nurgas on üks Ramo nimeline, kes siin videos on juba väsinud. Nii, mida siin näha? Et paadid, see video oli võib-olla minut pikk, ma pakuks. Paadid alustasid video alguses ühelt liinilt. Minutiga on vahe selline.
mida teeb õige angle'i valik, õige vang sheet ja õige kallutamine. Et väga keeruline üle hinnata. Ja siit, mis puudutab anglit, siis võib-olla ma lõpetaksin sellega, et kõikides tuuleoludes ei ole oluline sõita maksimaalselt close hold ehk et maksimaalselt tihttuule kursil. Kui te seda videot jälgisite, siis maksimaalne tihttuule kurss on umbes midagi sellist nagu Montenegro kutil siin ja El Salvadori kutt sõidab selgelt allapoole ja sõidab nii-öelda kiiruse peale ja tropib suhteliselt palju sheet'i. Et kui on tugev tuul, siis kiirus võrdub kõrgus. See on hästi leierdatud ja levinud ütlus ja tihtipeale ühe mehe paatides mõtestatakse seda sääraselt, et kui ma saan kiiruse siin El Salvadori näite puhul, siis ma võtan üles maksimaalselt kõrgele ja kasutan selle kiiruse ära, et tiksuda maksimaalselt kaua üles. See ei ole VMG kontekstis korrektne lähenemine. Palju kiiremini jõutakse üles märki, kui sa jätkad seda tropitud sheetiga ülikiiret sõitu tugeva tuulega, sest triiv on oluliselt väiksem, mida tugevam on tuul, seda suurem on tuule poolt tekitatav triiv, kui sa ei vasta sellele paadi kiirusega. Ehk et väga hea tugeva tuulega on väga tasuv troppida sheet'i. Siukse ilmaga olen aeroga sõitnud, julgen väita, et ka aeroga vastab see väga tõele. Ja on oluliselt efektiivsem. Kindlasti palju raskem, et kui võrrelda El Salvadori kuti kehaasendit siin Rammo kehaasendiga, mis on otse tihttuules, siis neid ei kannata võrrelda. Ühtlasi mina sõidan väga kõrgele, tema sõidab oluliselt madalamale ja on oluliselt kiirem. Et angle'i valik on ülioluline. Aga hästi lahmivalt, mida vaiksem tuul, seda tihkemalt vastu tuult ja mida tugevam tuul, seda rohkem hakkad nii-öelda eemalduma sellest tuulest. Nii. Ja viimane fookus on happy boat, fast boat, mis natukene nagu võtab kokku, tahaks öelda, kõik need esimesed 4 fookust, aga üks oluline komponent selle juures on see, et mida tasub silmas pidada, on see, et sa pead olema valmis paadi challenge'i vastu võtma. Ja mida ma selle all mõtlen on, et kui tuleb pagi, kui tuleb lall, vaikuse hetk eesti keeles, siis sa pead selleks olema valmis. Ja kõige paremini oled sa selleks valmis nii, et sa oled kogu aeg maksimaalselt kontsentreeritud asendis. Et siin olukorras on nagu hästi suur vahe, et kumbalgi juhul ei ole vaikus ega pagi, on stabiilne tuul ja ühel juhul sportlane on kehaga rohkem sees ja õlgadega rohkem väljas. Teisel juhul on sportlane kehaga rohkem sees, pea rohkem sees ja õlgadega rohkem sees, kehaga rohkem väljas ja pea rohkem sees. Mis praktikas tähendab seda, et kui tuleb vaikuse hetk, tal on reageerida palju keerulisem. Kui tuleb tugevuse hetk, siis ta saab õlad alla lasta. Tema mänguruum on oluliselt laiem. Kui tuleb vaikuse hetk, siis ta saab tulla kehaga üles, ta saab veel tulla tagumikuga rohkem sisse ja kui tuleb pagi, siis ta saab lasta ennast strapi peale rohkem välja. Ja lihtsalt see reageerimisvõimekus on oluliselt parem, sest et sa oled nii-öelda lahingu valmis asendis. Lisakomponent, mis sellega kaasneb, on see, et sellises asendis võime ringi vaadata on oluliselt kehvem. Te võite vaielda, et isegi võib-olla
üle õla vaadata võib-olla mugavam, aga mis on oluline, oma purje kuju vaadata ja keskenduda enda paadi kiirusele, on siit olukorrast äärmiselt palju mugavam, et sa pead oma kaela väänama hakkama selleks, et näha, mis su paadiga toimub. Et väga soovitan, mis puudutab ka natukene kallutamist, siis võtta korrektne kallutusasend, kus sa viid õlgu suhteliselt palju välja võimalikult vara. Connectige ennast paadiga, fookus 1 oli ja see tähendab seda, et saavutate happy paadi, õnneliku paadi ja happy paat võrdub fast paat. Minu poolt täna kõik ja nüüd küsimuste ring, et ei läheks liiga pikale.